see ütles, et me oleme küll laivis. tere! Sa oled videokõne ära teinud. Mida? Sa oled videokõne ära teinud, kus üks pemmega minna ja tuua mulle kiudad. Ma nägin teil Pekka. Saan ikka tuua. Nuja, vannusta mind. Mulle piibi. Kuidas ei tohi teil olla minu laval? Nüüd lõpika läheb ka. Okei. Kuidas mul veel? Oota korraks, sest et vist ei ole kuulda sind veetavalt. Vaatame. Martinit pole kuulda, kirjutati. Mina kuulen sind küll. Ja ma arvan, et meie oleme omavahel kõnes, vaata. Ma jagan screeni. Aga nüüd oleks vaja jagada ka seda audiot vist minu oma siia kuidagi, mulle tundub. Kohe. Ma saan aru küll, mis mure ilmselt on. Vaatame, kas siin on mingisugune võimalus ka. Stream. Ühesõnaga, mind on kuulda või? Kas keegi seda saab öelda? Ühesõnaga, me proovime niimoodi. Paneme minu arvuti jälle peale. No ütle midagi. Mul on siis suurepärane võimalus alustada uuesti algusest. Oota, kohe meil on vaja teada saada, kas kuulda kõik on, siis saame alustada algusest peale. Nii. Remo on kuulda. Aga mind ei ole ikka. Okei, on olemas. Kõik on kuulda. Nii, nüüd on kõiki kuulda. No ma hakkan algust peale, mis seal ikka. Läbirääkimised siis. Väga äge teema ja väga keeruline teema. Just sellepärast, et see hõlmab kahe inimese või ka mitme inimese vahelist suhtlust ja mitme osapoole vahelist suhtlust tihti. Ja me kunagi ei tea lõpuni, mida see teine osapool, mis on tema kavatsus, mida ta tahab saavutada ja sellepärast on oluline, et me lähme sinna läbirääkimist alati väga nükse avatud vaatenurgaga. Ja nagu ma juba enne alustasin, siis me valisime selle teema tänaseks
sest me kuulutasime välja enda selle How to Human kursuse. See How to Human kursus, me pakume seda esimest korda ka nüüd avatud versioonis, ehk siis igaüks saab sinna registreerida ennast ja 10. november on esimene kord, see kodulehel on ka see regamislink juba üleval ja info ja sinna kursusele on kõik oodatud. Sinna see ei ole ainult juhtidele, see on näiteks müügimeestele väga hea, see on kõigile, kes suhtlevad, väga hea kursus. Ja millele me seal keskendume, on see, et kuidas suhtlust arendada, kuidas vestlust arendada, kuidas kasutada ära erinevaid vestluse taktikaid, kuidas panna siis enda jaoks see vestlus tööle. Ehk siis ka, kuidas ma saan ka panna siis selle teise osapoole võib-olla andma seda infot, mida mul oleks täpselt vaja. Ja muidugi kogu kursust ma ei saa teile siin ära rääkida, aga ma teen mõned punktid toon sealt ja ma kasutan raamatut Never Split the Difference, mis on see eesti keeles ära iial mine kompromissile. Ja seal on siis Chris Voss, kes on seda raamatu kirjutanud, oli FBI pantvangi läbirääkija. Ja täpselt, et väga keerulistes olukordades pidi neid läbirääkimisi pidama. Ja tema põhimõte oli siis see, et tõesti selle kompromissil ei ole mõtet, sest tema kompromiss oli see, et kui on 2 pantvangi ja nõutakse lunaraha, et okei, lähme kompromissile, et lase 1 maha ja ma annan sulle pool raha. Et see ei ole see, mis ma tahan saavutada. Ma tahan alati saada seda enda võitluselt täielikult. Et kuidas see võiduni jõuda. Ja mul väga meeldib tema põhimõte, et läbirääkimised on nii-öelda protsess, mille käigus me üritame tegelikult teisele teha arusaadavaks või vastuvõetavaks enda nägemust mingist teemast. See enda nägemus, mul meeldib selline käsitlus nagu, et see on paradigma, ehk siis paradigma on see, kuidas mina näen maailma. Ja minu jaoks on see, kuidas ma näen maailma, see ongi tõde. Aga see ei ole kunagi 100% õige, eks see võib-olla kõigi teiste jaoks. Meil kõigil on omad paradigmad, meil need kujunevad välja pika aja jooksul, meie kasvatus, kus me pärit oleme, kus me koolis oleme käinud, mis keskkonnas me liigume. Need kõik mõjutavad meie paradigmasid. Ja see väga sellest sõltub ka see, et kuidas meie sinna vestlusesse lähme. Ja me peame arvestama seda, et me ei tea, mis seisukohaga see teine inimene sinna tuleb, eks. Ja kui mul on aru saada see, et ma tulen sinna või selle vestluses eesmärk on või selle läbirääkimiste eesmärk on teha teisele poolele minu arusaam selgeks, siis mul tekib sellele läbirääkimistele kohe eesmärk. Ehk siis ma ei taha lihtsalt saavutada oma võitu, vaid ma tahan aru saada tema poolest ka. Ja ma tahan talle teha, et aru saadaks enda pool. Ja just see on oluline, et tihti see vastaspool ei taha minu nägemust tegelikult kuulda enne, kui ma ei ole tema ära kuulanud lõpuni. See on jällegi see, eelmine kui ma tõin Kavist, mõned näitud, seal on ka, et Kavi 5 harjumus on see, et enne kuula teine pool ära ja siis alles saa ise mõistetud. See tegelikult tähendab ka seda, et oluline on luua võimalikult kiiresti see hea suhe. Et ma pean tegema teisele poolele selgeks, et ma päriselt huvitun tema seisukohast. Ja see mitte, et ma nagu mängin seda, vaid ma peangi siiralt tegelikult seda tegema, siis on see läbirääkimiste õnnestumine tunduvalt suurem. Ja mul on vaja selleks võita tema usaldust tegelikult. Ehk siis ma pean samastuma. See on kõige lihtsam näide on selleks, et inimesed tulevad, saavad kokku esimest korda kuskil, teeme mingi kohtumise, koosolek, lähete kliendi kohtumisele, partneriga kohtumisele, siis tavaliselt on seal alguses mingi väike small talk. Räägitakse näiteks ilmast. Aga miks me räägime ilmast? Sest ilm on see, et me kõik tulime tänavalt, me kõik nägime, mis see ilm praegu väljas on. Meil kõigil on mingi emotsioon selle ilmaga. Vihma sadas, täitsa halb, et vihma sadas või just hea või päike paistis, väga ilus ilm täna. Meil on kohe, me samastume mõlemad sellega. See on niisugune esimene väike sild, kuidas ma saan luua seda usaldust, et ma arvan ka ilmast samamoodi. Me oleme juba natuke ühtemoodi ja juba see vestlus võiks minna nagu edaspidi paremini. Ja siis me saame seda järjest arendada. Ja mul meeldib see, et see läbirääkimiste peakski olema niimoodi, et ta on natuke nagu minu jaoks, mõlema osapoole jaoks, ta on informatsiooni avastamine, mitte argumentide sõda. Et kui ma lähen selle seisukohaga juba sinna läbirääkimistesse ja vestlusele, et ma pean enda argumendiga võitma teise poole, siis on väga raske päriselt seda usaldust tekitada ja väga raske panna see teine inimene ka
ka nii-öelda tahtma mind kuulata. Aga kui ma lähen sellega, et ma tahan temast rohkem teada saada, siis on päris keeruline seda teha, eks. Vabandust, üks hetk. Senikaua kui Martin on pausil, siis te võite vabalt kirjutada ka, mis on teie arvates kõige suurem, kõige raskem läbirääkimiste juures. Mis ma ise olen avastanud erinevatel läbirääkimistel osaleja olles on see, et kui ma ei tea, mida me tegelikult sinna tulime saama. Ehk siis tihtipeale me satume vahepeal ka sellisesse olukordadesse, kus me ei ole ette valmistunud piisavalt palju. Ehk siis hästi tihti kõige suurema edu minu arvates tagab see, kui mida rohkem me ette valmistame, mida rohkem me kogume informatsiooni, siis seda lihtsam on ka meil läbirääkimistel olla. Läbirääkimiste ettevalmistuse juures on selline hea meetod või asi nagu rollimängud või siis rehearsal. Ehk siis kui me kaitseväes erinevaid harjutusi tegime, siis iga kord enne kui me läksime päriselt operatsioonile, siis enne seda me mängisime kas kaardi peal läbi need olukorrad, mis me arvasime, et võivad juhtuda. Me mängisime läbi need masinates, näiteks isegi me mängisime läbi masinates erinevates istumine, et iga kord, kui me läheme autosse, siis igaüks teab täpselt, kus kohas ta istub, siis selle istumise juures tulevadki välja sellised pisivead, pisidetailid, mida me saame nagu ära kaotada. Me ei taha, et meil tekiksid sellised pisikesed detailid ja need probleemid tekiksid siis, kui me oleme juba seal targetil ja teeme oma operatsioone. Sellepärast, et fakt on see, et alati niikuinii tuleb seal probleeme ja me tahaksime vältida ära kõik need võimalikud probleemid juba eos. Ehk siis läbi selle, et kui me lihtsalt nii-öelda kõnnime läbi või rehearsime läbi mingid olukorrad, siis me saame elimineerida väga palju asju juba ära ja õppida juba enne seda, kui me seal oleme. Ja täpselt samamoodi on ka siis nende läbirääkimiste juures, et sul on võimalik siis harjutada, planeerida ja lihtsalt rollimängudega panna ennastki selle läbirääkimise olukorda ja harjutada need olukorrad läbi ja siis olla läbi selle palju rohkem valmis selle jaoks. Nii, Martin on tagasi meil. Jaa, see on täpselt nagu iga asjaga, et kui ma treenin nii, nagu ma võitlen, siis mul edu saavutamise võimalus kordades suureneb. See on see, miks me teeme praktilise juhtimiskoolitusi, see on see, miks me anname inimestele võimaluse eksida ohutus keskkonnas. Nagu müügimehed harjutavad müügikõnesid, igad üks tegelikult, kui ma tean, et mul tuleb keeruline vestlus, keerulised läbirääkimised, siis võiks kedagi kaasata ja anda siis nii-öelda ülesanne seda rollimängu teha ja päriselt need asjad läbi proovida. Paraku ma tean, et väga vähe seda tehakse, eks ju päriselt. Aga kuhu ma jäin? Vabandan. Kui ma päriselt lähen sinna läbirääkimistel selle seisukohaga, et ma tahan teisest poolest aru saada, ma siiralt tahan seda. Ja see on väga oluline see siirus, sest öeldakse, et kavatsus haiseb. Ja inimene saab aru, kui sul tegelikult ei ole seda plaani temaga head suhet luua, vaid sa tahad lihtsalt midagi ise saavutada, sa oled ainult enda võidu peal väljas. Ja see on väga keeruline. Siis sellisest kohast veel saada nagu midagi sellist kasulikku, kus tuleks mõlema poole võit välja. Ja sellepärast on oluline luua see usalduslik suhe ja tegutseda selle nimel, et see usaldus läheks järjest üles. Ja üks oluline asi selles, just kui ma räägin sellest läbirääkimiste raamatust, Never Split the Difference, siis seal on see, et ma pean teise poole kavatsusest päriselt aru saama. Ja selleks ma pean tema taustast aru saama, sellest, kust ta tuleb, ma pean looma seda suhet, ta hakkaks mulle avama seda. Väga tihti, kui keegi nõuab näiteks raha, ta tegelikult ei taha raha näiteks, ta tahab mingit oma probleemi lahendada. Kas tal on mingi võlg kuskil, kas tal on tahab lihtsalt head elu, kas ta tahab midagi pidu panna näiteks, midagi ta tahab, eks, millegi jaoks tal on raha vaja või mingisuguse haiguse raviks või mis iganes, eks, see põhjus lõpuks on. Kui ma sellest saan aru, siis võib-olla saab seda probleemi hoopis teistmoodi lahendada. Loomulikult see, ma olen ka kuulnud Alba tagasisidet selle pantvangi läbirääkimiste raamatu kohta, sest ma ju igapäevaselt ei ürita mingit pantvangi vabastada. Mul on vaja lihtsalt normaalselt inimestega läbi saada. Aga neid samu võtteid ma saan seal kasutada. Sest tegelikult millest ta räägib on see, et loo see suhe, küsi avatud küsimusi, huvitu päriselt sellest inimesest, saa aru,
ürita aru saada, eks ju, mida ta päriselt mõtleb, miks ta niimoodi mõtleb. Ehk siis on need kuidas küsimused, mis sa sellega mõtled, täpsusta, peegelda tundeid, mitte ainult sõnu ja niimoodi ma arendan seda vestlust, ma annan talle võimaluse järjest rääkida. Kasutage vaikust, kasutage niisuguseid kandvaid pause nii-öelda, et tihti me ka koolitustel näeme seda, et kui ma näiteks küsin koolitust läbi viies mingi küsimusega kogu klassilt, kogu grupilt, siis ma pean andma võimaluse vastata. Kui mulle tundub, eriti niisuguse algkoolitana, et miks nad nüüd ei vasta juba. Aga ma ei tee, see paus ei ole piisavalt pikk, ma tahan kohe hakata täpsustama seda küsimust. Ma kohe lisan midagi sinna, ma kohe jälle lisan. Tegelikult ma peaks lihtsalt rahulikult olema vaikselt. See on see, mis on läbi kogemuse tulnud, et peab andma inimestele aega natuke mõelda, natuke ennast koguda. Ei ole väga lihtne neil kõigil kohe vastata kõva häälega. Ja kui nad selle aega saavad, siis tegelikult nad vastused tulevad väga asjalikud alati. Aga kui te tahate kuskilt infot saada, siis andke inimestele aega mõelda ja vastata, eks ju. Ehk siis seda piinlikku vaikust on tegelikult väga hea ära kasutada. Ehk siis see piinlik vaikus ongi selle jaoks, et seda kasutada nii enda poolt kui ka siis teise poole vaatest, et kui sa ei vasta, siis sa tekitad piinlikku vaikust ja teine tahab hakata täpsustama. Ja samal ajal, kui sina küsid küsimusi, siis sinu ülesanne ongi seda piinlikku vaikust nii-öelda tekitada, et tema hakkaks rääkima. Ja siis, kui tema hakkab rääkima, siis on võimalik erinevate tehnikatega kasutadagi, et kuidas saada seda siis infot kätte või siis seda rääkimist nii-öelda suunata sinna, kuhu sul seda vaja on. Et palju lihtsam on seda teha siis, kui teine inimene räägib ja sina saad lihtsalt teda suunata versus see, et kui mina ainult räägin, siis ma ei saa väga hästi teist inimest suunata. Täpselt nii. Ja see usalduse loomine, selle miinuspool on see, et öeldakse, et see võtab nii kaua aega ju. Mul ei ole nii kaua aega, ma ei saa kliendi kohtumisel, kuidas ma võidan selle usalduse niimoodi, et see võtab ju päevi ja tunde ja kuid võib-olla vahepeal. Paraku nii ta on, et need asjad võtavad aega, aga selle usalduse tekitamine tasub ennast ära. Eks ma pean sellega tegelema aktiivselt ja lõpuks see kasu tuleb kordades suurem. Kuidas see tehakse müügis? Kõik te olete käinud kuskil tehnikapoes mingil hetkel, kui tehnikapoest te tahate, mis iganes, triikraudad, telekat, pesumasinat, see müüjal raudselt on see sama asi kodus. Või ta just müüs seda ämmale või ta müüs seda, ma ei tea, kellele sõbrale. Ehk siis neil on kohe olemas kogemused. Ja muidugi ma kasutasin. Tegelikult nad kasutavad seda lihtsalt võtet, et jah, näed, mul on vahetu kogemus, ma olen samasugune nagu sina, mul on ka see sama asi, ma huvitasin samast asjast ja see tekitab meis usaldust, eks. Me oleme nii-öelda samasugused, eks. See on sama, et kui ma olen nüüd Elvast pärit, eks ju, kui ma saan kellegi kokku Tallinnas, kes on Elvast, äge, sa oled ka Elvast, eks. Kui ma saan kellegi Elvast kokku, kes on Elvast, see nagu ei ole nii huvitav, eks. Aga mida kaugemal ma sellest kohast olen, seda rohkem mul tekib usaldus. Ja ma tean sinu tausta kohe, me oleme sarnasest kohast pärit, meil on sarnane võib-olla kool, eks ju, ja kõik muud, kus me oleme käinud. Samamoodi, kui te olete kuskil välismaal ja näete eestlast, siis eestlasega seal kaugel on väga tore vahel kokku saada. Sest ma kohe samastun tema taustaga, nende asjadega, millest ta räägib, eks. Kui me räägime sellest usalduse loomisest ja kuidas need võtted siis käivad, oluline on seal aru saada sellest, et ei ole tähtis ainult see, mida ma räägin, vaid kogu minu tegevus. See, kuidas ma kasutan oma käsi, kuidas ma kasutan oma jalgu, kogu see kehakeel. Öeldakse, et ainult 7% on see tekst, mis tuleb välja. Väga oluline on näoilme näiteks. Et näoilme võib olla kuni 38%. Ilma sellest, et kuuleks, eks ju, mis keegi räägib, te võite saada väga täpselt aru, mis see kontekst on, eks ju, millest räägitakse. Kui te kehakeelt loete, eks ju, te saate aru, mis on selle inimese kavatsus, kas ta on närvis, kas ta on sõbralik. Ma olen olnud üks õppus, kus ma väljaõppe, kus ma osalesin koos sakslastega. Ma olin peaaegu 6 aega sakslastega koos, ma ei räägi saksa keelt. Iga selle 6 aja lõpuks ma ei rääkinud saksa keelt. Kõik briefid, kõik sellised tagasisided, praktilises osas ei ole probleemi. Aga tagasisided nad tegid kõigepealt saksa keeles, siis rääkisid mulle inglise keeles või paarile veel, kes seal olid. Aga ma sain tegelikult kogu sellest tagasisidest aru, sest ma lihtsalt sain aru, millest, kuidas ta rääkis, mis asju nii-öelda ilma keelt mõistmata. Ja see oli minu jaoks väga äge kogemus, täpselt, et tegelikult ma ei pea sellest tekstist üks-ühel aru saama, aga tänu miimikale, tänu näoilmetele ma saan aru tegelikult, mis teema on. Ja kogu selle kehakeelega on oluline see, et seda on väga raske petta. Tavaliselt see esimene emotsioon,
mis mul tuleb nii-öelda, eriti kui ma saan mingi uue info või ma saan midagi olulist teada. See esimene emotsioon on kõige nagu õigem. Ja seda petta läheb väga, väga palju aega. Ma pean olema väga hea näitleja, et seda suuta nii-öelda poker face'i teha, eks. Ja sellepärast on see oluline, et ma saan päriselt sellega hakkama ja kui ma valmistan ennast ette selleks, kui ma tean neid raskeid küsimusi, siis on see tunduvalt lihtsam teha. Järgmine asi, millest ma tahaks rääkida, on ei ütlemine. Et kuidas ma kasutan seda ei ütlemist, on eraldi raamat, et alusta sõnaga jah või start with why. See start with why on hästi niisugune huvitav kontseptsioon, et müügimehed kasutavad seda vahel näiteks telefonimüügis või ka need, kes tulevad sulle seal kaubanduskeskuses, et kas teil on, ma ei tea, kas teil on pensionifond olemas või kas teil on internet või nii edasi. Ja üldiselt oleks see põhimõtteliselt, nad tahavad, et ütleks jah, et kui telefonimüügis ütlete jah, siis ütlete uuesti jah, ütlete jah. Ja see kontseptsioon on see, et mida rohkem sa ütled jah, seda rohkem sa tõenäoliselt ütled ka lõpuks sellele müügile jah. Aga paljud ütlevad, et see ei tööta tegelikult. Esiteks ma näen selle läbi, ma olen nii palju kordi juba jah öelnud seal, et mul on juba tüütab ära, ma ei taha seda. Ja tegelikult läbirääkimiste vaates, mitte nagu müügi vaates ainult, on see, et kui ma annan inimesele võimalus hoopis öelda ei, siis see annab talle justkui kontrolli. See on väga tugev see, et ta saab öelda päris ei, see ei ole nii, ei, mul ei ole seda. Ja see annab talle nagu jõu selle positsiooni. Ja see on oluline, et ma julgen selle positsiooni ära anda, eks mitte mina ei suru seda teksti peale, vaid tema saab öelda ei. Ja see on hea võimalus, kuidas hakata avatud küsimusega vastata, tema on nagu edasi rääkida. Aga näed, see nii või tee nii, eks ju. Ja sellest on isegi head raamatel, et start with no, et alusta hoopis eiga, et meelega tehti see vastand ja kasutage julgelt seda ei pakkumist. Siis järgmine asi, millest ma tahtsin rääkida enne, kui me ka mõned küsimused võtame, et kuidas siis, kui mul on näiteks palgaläbirääkimised või kui mul on nagu ma tahan midagi müüa, et niisugune oluline asi on nagu ankurdamine. Eks ma päriselt ju tahan ka midagi saada, jah, ma olen loonud selle suhet, ma teen inimesega kõik selleks, et temaga hästi läbi saada. Aga kuidas siis päriselt saada, ma ei tea, müüa midagi või kuidas nagu midagi saada ja kuidas saada see summa, mida ma päriselt tahaks. Ja ankurdamine tähendab seda, et ma kas alustan väga kõrgelt või väga, väga madalalt. Ja ma pigem alustan selle niimoodi sealt, kus vastaspool ei oota. Mul on enda kogemus, ma müüsin ühte korterit, mis maksis, mina tahtsin saada 160 000. See oli pea 10 aastat tagasi vastu, et selle hetkel minu jaoks oli see väga suur raha, aga praegu oleks, eks ju, 160 000 ja väga nagu ei tulnud neid vaatajaid, ei tulnud neid pakkujaid ja üks pakkumine, mille ma sain, oli 140 000, ehk siis 20 000 vähem, mis ma oleks tahtnud, mul oli nagu, et ei, nalja teada. Aga ma mõtlesin, et okei, et ei ole nagu tulnud neid ja vähemalt ta midagi pakkus, eks ju. Ja ma tegin talle vastupakkumise ja nüüd on oluline koht ka, et kui mina küsin 160, tema pakkus 140, siis me võiks ju ilusti, ma ütlen 155, tema ütleb 145, 150 kokku. Aga ma ei tahtnud 150, ma tahtsin rohkem, eks ju. Ja nüüd on oluline, kuidas sa alustad seda läbirääkimist, eks ju, kuidas sa seda kauplemise osa nagu algad. Ja mida ma tegin, oli see, et mina ütlesin, et ei, aga 159. Eks ma tulin väga väikse sammu alla. Ja ma nii-öelda ankurdasin ennast sinna üles ära, ehk siis ma kohe tegin talle selgeks, et ma ei tule nii suurt hüpetega alla. Tema järgmine pakkumine oli 148, eks tema tuli väga suure sammu üles. See oli mulle märk, et selge. Ta on nõus läbi rääkima, ta on nõus vestlema selle teemal üldse või kauplema ja ma sain ta nii-öelda sinna sellesse, et me hakkasime nii-öelda pakkuma. Minu järgmine pakkumine oli ainult 500 allapoole, ehk siis 158, 500. Ja tema tuli juba üle 150, eks ju. Me lõpuks ostiski ära, ma mäletan, kas hind tuli seal 155 või midagi siukest, 156. Aga mina näitasin, et ma olen valmis läbi rääkima ja tema näitas seda ja oluline just see, et millise sammuga sa hakkad tulema ja kus kohast sa siis hakkad ennast nagu näitama. Öeldakse, et kes esimesena numbri välja ütleb, see kaotab. Müügis ta paraku nii toimub. Mäletan, Afgaanis oli üks näide, kui see oli hästi palju nagu kaupmehi, kes pakkus mingeid rätikuid ja siidirätte ja igasuguseid
siukseid ilusaid asju, mida kingituseks osteti. Ka mina ostsin sealt ma varsti lähen. aga nendele väga meeldib kauplemine ja erinevates kultuurides ongi see erinev. Ja seal oli täpselt see, et kui sa läksid selle välja, okei, pean vähemalt poole alla saama. Siuke äge muster oli, mis me nägime, et kui sa maksid üle, siis ta alati see härra, kes on müüs, ta andis sulle mingi ägeda kingituse veel peale. Ja siis meie väljakutse oli nii-öelda, et kas ma suudan kaubelda nii alla, et ta ei kingiks mulle mitte midagi kaasa. Ja ühe korra ma ei ostnud palju, mingi 2-3 rätikut või rätti ja mul ise olin hullult rahul juba. Ma olin nagu, et no nüüd ma tegin talle ära, nüüd ma täiega sain ta nagu miinimumhinna kätte ja see oli nagu tõesti nagu väga soodsalt sain. Ja ma juba läksin ära, mul oli nagu, ja ta ei kinkinud mulle midagi, mul oli jess. Ja siis ma ukse peale juba, mister, ja ikka tõi see kingituse mulle. Okei, maksin ikka üle. Ikka veel oli seal ruumi. No, aga nii ta käib täpselt ja mida rohkem ma nii-öelda suudan seda inimest hoida seal suhtes, nii-öelda, et me suudame rääkida, me hakkame päriselt rääkima mingist lisaväärtustest, ma annan talle lisaväärtust. See on kusjuures oluline ka, et öelge ei ilma ütlemata see sõna ei. Öelge näiteks, aga kuidas ma saan sellega nõus olla? Kuidas ma saan seda teha? Kuidas ma saan seda teha, eks ju? Aga kuidas me üldse siia jõudsime, eks ju? Miks me praegu sellest otsast läbi räägime, kõik see muu kokku? Et miks need asjad on olulised? Palga läbirääkimisi me peame pidevalt tegema. Peame pidevalt tegema oma töötajatega mingid läbirääkimisi. Me peame arutama mingid asju. Ja mida paremini te ennast nendeks asjaks ette valmistate, seda tegelikult lihtsam teil endal on, seda parema tulemuse te lõpuks saate. Ja neid võtteid ja neid väikseid trikke ja nippe on seal hästi palju. Ma ei ütle, et mina olen selles alal spetsialist. Ma lihtsalt ise olen huvi tundnud selle vastu. Ma olen ise ennast üritanud läbi lugemise, läbi erinevates kursuste harida sellel teemal. Ja see on minu arvates väga huvitav teema. Meil kusjuures ei mina ega Remo seda How to Human kursust läbi ei vii põhikohaga. Et meil on eraldi instruktorid selle jaoks olemas, keda siis näete siis, kui te selle kursusel tulete. Aga mina praegu siit lõpetaks. Loodetavasti näeme mõnda teist juba How to Human kursusel ja hea meelega vastame mõnele küsimusele. Või Remo, soovid sa midagi lisada? Ma mõtlesin, et see sama ankurdamisega, et sa rääkisid nagu rahaliselt, aga tegelikult saab ankurdame me hästi tihti igapäevaelus mõnda kuulujuttu. Või näiteks, kui me ei tea mingit inimest, kellega me kokku oleme saama, siis ja me küsime kellegi käest, kes teda tunneb, ja siis näiteks ta ütleb, et see tüüp on jumala jobu nagu, ja ta on rumal ja ta ei jaga mitte midagi. Ja kui me nüüd ankurdamegi ennast selle külge, kuigi mina pole teda kunagi näinud, aga ma kuulan kellegi inimese tagasisidet ja lähenegi nüüd sinna koosolekule selle ideega, et ma arvan, et ta on jobu, siis ja kui ma jään sellesse kinni, siis tihtipeale vahet ei ole, mida ta ütleb, ta ongi minu jaoks jobu nagu. Ehk siis, kui me saame mingit uut informatsiooni kellegi kohta, siis tegelikult on parem võtta see informatsioon endale teadmiseks, aga reaalselt me tahame ise saada teada, milline ta on. Ehk siis meil on teinekord parem minna kohtumisele ilma nii-öelda eelarvamusteta tema suhtes. Me võime olla nagu nii-öelda teadlikud erinevatest nüanssidest, aga me ei tohiks endasse kinni jääda ja kui me jääme endasse kinni, siis nende läbirääkimiste juures kindlasti on väga halb. Ja neid ankruid on tegelikult väga mitmeid erinevaid ja sellest tegelikult seal koolitusel ka meie instruktor, kelle te olete ainult näinud tema kingasid ja jalgu ühest eilsest videost, ka väga põhjalikult tegelikult räägib. Nii, Martin läks minema, mul tundub praegu hetkeks. Ma ei tea, siin on meil mingi 6 vaatajat. Suurepärane. Ma ei tea, kas kellelgi on mingisuguseid küsimusi, mida te tahaksite uurida, kas või selle koolituse kohta, mis tuleb, või üleüldiselt. Et lisaks juhtimise seisukohalt tegelikult läbirääkimised ongi minu arvates iga meie interaction või iga meie suhtlus ükskõik kellega, see ongi põhimõtteliselt nagu läbirääkimine. Ja kui sa alustad seda juhina tagasihoidlikust positsioonist, ehk siis ma olen humble ja ei lase oma egol üle pea tõusta, siis tegelikult see stardipunkt on väga hea, ehk siis see aitab mul teist inimest kuulata. Ma ei taha talle oma arvamusi kohe peale suruda, ma tahan, et tema räägiks, ma tahan teada tema probleemist või ma tahan näha tema perspektiivi. Ehk siis reaalselt need samad funktsioonid, millest me räägime FTX ajal,
ja mis on siis esimese lahingureegli või esimese juhtimisprintsiibi kataliigu kõige põhilisem osa, et me saaksime olla nagu meeskond, siis me peame ehitama suhteid. Suhteid nii väljaspool maja, oma maja sees ja nagu igal pool ja needsamad printsiibid tegelikult töötavadki. Ja kõige selle juures, nii nagu kui te ka lähete koosolekule, siis koosolekul on palju parem olla siis, kui sa oled ette valmistanud koosoleku jaoks. Ja tihtipeale meil juhtub, et inimesed tulevad koosolekule ja nad ei ole kas neil aega olnud ja nad ei ole selleks koosolekuks ette valmistanud, mis tähendab seda, et see koosolek ei ole üldse nii efektiivne. Ja kui te lähetegi tegema väga suuri nii-öelda läbirääkimisi, kus on väga suured summad, siis ettevalmistus on üks kõige suuremaid asju, millele tuleb rõhku panna. Sest ettevalmistusega on väga palju asju võimalik nii-öelda läbi mängida ja väga palju vigu on võimalik vältida. Mida suurem diil, seda rohkem on aega ettevalmistamise jaoks. Nii, ja minu poolt on ka selles mõttes kõik, et ega mul ei ole ka praegu selle kohta midagi lisada, et loodetavasti oli kasulik teile see kuulamine ja küsige küsimusi, vastame teile siis, kui on õige aeg. Ja lisaks siis sellele ongi minge meie kodulehele sealt tulevaste koolituste alt. Ma tegelikult saan isegi korra veel näidata. Tulevaste koolituste alt kodulehel üleval siin ääres ongi siis seesama How to Human. Loomulikult võite ka FTX-il tulla, 1 või 2 kohta on veel alles. Aga How to Humanil jah, siis täpselt siin on info olemas. Registreerige, valige makseviis, mis teile sobib. Makske kõik korraga, makske mitmes osas, vahet ei ole. Ootame teid kindlasti sinna. Läbirääkimiste tulemusel oli laps nõudnud minema trenni üksi. Väga põnev. Kus sul lastega on, ma ütlen, see on kõik. Ma olen siin või kahtled ja ka just lapse peale, et kuidas seda teha, sest nad on nii ausalt peegeldavad, nii ausalt räägivad kohe tagasi ja see on siuke hästi vahetu minu arust kogu aeg. Nii, aga tõmbame otsad kokku, kui me ikka jahvatame. Jaa, täpselt. Kes kuulate, kes järgi kuulavad, kui mingid mõtted on, andke teada ja vastame ja kirjutame ja suhtleme. Ja võite anda ka tagasisidet selle kohta, et milline see formaat võiks olla. Kas me räägime, ma ei tea, liiga palju, tahaksite oleks struktuursem. Kui teil on mingit tagasisidet anda meile, siis meil on alati seda hea teada, sest et me ei ole erilised laivi profid veel. Kindlasti mõne aasta pärast võib-olla me jõuame sinna. Aga iga tagasiside, aus tagasiside on meile väga, me oleme selle eest väga tänulikud. Jaa, suured tänud, head õhtut. Head aega.